elu tunnuseks on ju see, et elu areneb ja elu tunnuseks on muutumine, liikumine, kasv, kahanemine. Elus asjad on mingis mõttes sellised asjad, mille peale ei saa nagu kindlad olla. Kummaline on ju. Kividega peale sa võid kindel olla. Kivi on enamasti paigas ja meil, ma ei tea, kuidas teil on, aga kui on vaja midagi Eesti looduses verilisi asja näidata, siis uhkusega näitame näiteks rändrahte. Ütleme, et see on umbes meie suur kivi. See on kogu aeg siin olnud ja kuigi me ei ütle, et see tegelikult ka monetaarabina Rootsis kunagi jääaja tulnud ja siia jäänud on ju, nagu kõik olulised asjad. Et on, või teine asi on lumi. Lumega muidugi natuke keerulisem, lumi ei ole väga stabiilne, aga ta võtab erinevat kuju, aga meile eluga on sellised asjad, et elus asjad muutuvad. Ja elus asjadega, eluga sa pead nagu kaasas käima. Jeesus, kui me oleme kannatusnädalal, siis Jeesuse üks ütlus, me veel ei ole kannatusnädalas, aga me liigume sinnapoole kirikukalendriga. Aga sellesse aega sobib see, kui Jeesus on läinud oma õpilastega viimast korda Jeruusalemma, mis on siis juutide püha linn. See ei ole lihtsalt püha linn sellepärast, et me ütleme, et see on püha linn, et sa usud, et see on maailma keskpunkt. Meil on võib-olla raske seda mõelda, sest me elame sellises ajas, kus me ütleme, et me isegi ei tea, kus on universumi keskpunkt. Me ei tea seda on väga raske määrata seda punkti, füüsilist punkti ja mõnikord me tunneme, et mina olen maailma keskpunkt. Ja siis mingi hetkel jälle kaob see tunne ka ära, me ei tea mitte millegist kinni hoida. Aga juudid elasid sellel ajal sellises maailmas ja religioossed juudid siiamaani elavad ja ka paljud kristlased elavad ja paljud islamiusulised ütlevad Jeruusalemm. See on maailma keskpunkt, seal on kõige olulisemad asjad sündinud. Seal asub Aadama haud, seal on, kus oli tempel, mis oli Jumalale ehitatud, seal on koht, kus Jeesus löödi risti ja seal on see koht, kus Jeesus löödi surnust üles selleks taevasse. On siis ainult mõned asjad sellest loetelust. Kui Jeesus läheb Jeruusalemma pidada siis ühte juutide kõige olulisemat püha, milleks on paasapühad, millega tähistati ja meenutati, kuidas Jumal neid rahvusena päästis. Kui te mäletate, me eelmine kord rääkisime kuninganna Estri loo, kuidas juudid päästeti hävitamisest, totaalsest hävitamisest Pärsia kuningriigis, siis paasapühad on veelgi varasem lugu. Ja see on huvitav, et kuidas Jumal kasutab ajalugu. Et Jeesus läheb ja sureb just paasapühade ajal. Mitte mingil muul pühal või mingil suvalisel teisipäeval, vaid paasapühade ajal, kus kõik juudid teadsid, et see on püha, millal me meenutame, et Jumal päästab imeliselt. Jumal päästab ka siis, kui me isegi ei tea, et me päästmist vajame. Sest see, mis juudid või neid nimetati tollel ajal heebrelased, kui nad Egiptuses olid, nad olid 400 aastat elanud seal. 400 aastat. Tohutu pikk aeg. See on palju pikem aeg, kui Eesti rahvustoiduks on olnud kartul näiteks. Kartul on meil, ma ei tea, pisut üle 200 aasta. Meie ütleme, et Eesti toidukas on kartulipuder ja mulgipuder ja praekartul ja ahjukartul ja kartul sealiha ja hapukapsas ja kuigi tegelikult me peaksime, kui me ütleme, et see on meie rahvusroog, siis me peaksime selleks õppima quechua keele ja ütleme, et meie esivanemad on Peruus siis. Aga me 400 aastat, mis tähendab terve identiteet, terve arusaamine, et see on meie kodumaa. Sa räägid seda keelt, sa oled selles kultuuris osa ja sa isegi ei tea, et sa vajad päästmist. Ja nüüd selles paasapühade ajal selle paasapühade tähendus muutub. Ja nüüd, kui Jeesus on läinud sinna Jeruusalemma enne seda, kui ta on see püha õhtusöömaaeg, enne seda, kui ta arreteeritakse, risti lüüakse, siis tal on palju kõnesid, palju vestlusi, palju arutelusi, vaidlusi. Ja Johannese evangeeliumi 12. peatükis ma loen ainult ühe salmi seekord. Tavaliselt mul meeldib pikki teksti lugeda, aga seekord ühe salmi.
12. peatükk, salm 24. Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis jääb see üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Jeesus väga vähe kasutab selliseid näited või väga, mis oleks täiesti unikaalsed, kordumatud. See, mida Jeesus teeb, et ta võtab täiesti igapäevaseid asju, igapäevaseid kogemusi, igapäevaseid mõtteid, igapäevaseid praktikuid ja ta kasutab oma õpetuse või evangeeliumi selgitamiseks neid asju, millest kõik saavad aru. Ja kui Jeesus räägib siin nisuivas, siis on see, ta kasutab seda analoogina surma ja ülestõusmise tähenduses. Ma ei tea, kui paljud teist on tegelenud vilja külvamisega, päriselt vilja külvata. No, tänapäeval teevad seda ära masinad, traktorid. Ma mäletan, me lastena kunagi olime näinud neid vanu pilte, kuidas näete, kus vanasti vilja külvati, et oli selline suur sõel või mingi oli siin inimeste vees, siis nad võtsid peoga ja käisid mööda põldu ja viskasid. Proovisime ka teha. Loopisime vilja, kolhoosi vilja kuivatusest, võtsime vilja, mis oli sinna suure hoolega kogutud, me poisikestena läksime sinna, võtsime vilja, puistusime mööda asfaltteed laiali. Et teeme ka siis samasugust liigutust. Aga see on nagu huvitav, et kui Jeesus räägib sellest nisuivast, siis ta räägib ka ühes teises kohas, ta räägib külvamisest ja sealt tulevad ühed sellised olulised printsiibid. Aga nüüd üldiselt nisu üldse seemneviljade puhul väga palju ei tegeleta üksiku seemnega. Tegeletakse selle seemne hulgaga. Põllumehel ei ole aega igat nisu seemnet ükshaaval istutama hakata. Kujutage ette, kui see oleks niimoodi. Maasse auk, iva sisse, näpuga kinni. Maasse auk, iva sisse, näpuga kinni. Põllupeal niisugused, et põllumees tähendaks siis hoopis mingisugust teist inimest. Pigem küürakas on ju selline. Kuid Jeesus võtab sellise huvitava asja, et ta teeb sellest suurelt paljult, toob pilgu üksikule, ühele seemnele. Suurelt väiksele. Ja me näeme siin seda, ja see on nagu huvitav, et ta kasutab just nisu, seepärast, et nisu oli midagi, mis selleks ajaks oli peamine leivavili. Üks juudi ajaloolane, üldsegi mitte religioosne, aga Yuval Harari oma raamatus Sapiens, kus ta räägib nagu maailma ajaloost, mida kõik ajalooslikud proovivad ära sõnastada maailma ajaloo olulisemad asjad, siis ta nüüd huvitavalt toob välja, ütleb, et nisu, et kui me räägime sellest, et inimesed kodustasid nisu, siis peaks rääkima tegelikult seda, kuidas nisu kodustas inimese. Sest nisu on inimkond kasvatanud umbes 12 000 aastat. Ja enne nisu oli inimese tervis mõnevõrra parem. Söödi rohkem erinevaid asju. Aga nisu on selles mõttes tore taim, et ta on väga palju süsivesikuid. Ta annab sellise magusa maitse. Ja ma olen seda küll palju öelnud, aga näiteks meie kodused pühapäevad hakkavad Saamuli jaoks sellega, et ta tunneb voodis pannkooki lõhna. Ja nisul on väga oluline roll ja kui me siis hommikul pannkooki sööme, siis ma olen proovinud teha mannast pannkooke, ei ole väga nii maitsvad, sest see nisu ei ole seal nii peeneks tehtud. Ja see nisu on tekitanud sõltuvuse meis. Nii et see on midagi väga argist, midagi väga tavalist, mida Jeesus räägib. Ja teine asi, mis siit läbi kumab, on viljakuse teema ja viljakus, vilja kandmine, me teame, et see on siis ühelt poolt seotud tööga. Selleks, et põld kannaks vilja, tuleb seemet külvata. Sa pead midagi tegema. Sa pead põllu ette valmistama. Maad tuleb kobestada, niisutada. Tuleb luua soodsa kasvu tingimused. Sõnnikud tuleb laotada, kui seda on.
või mingit muud väetist. Ja kui see nisu on maha külvatud, teate, mis siis tuleb teha või? Tuleb põld rahule jätta, oodata, mitte torkida seda, mitte teha Karlssonit, kes neid kirsipuid hakkas kasvatama, mäletate, seeme mulda ja siis mõne minuti pärast seeme välja, et kas on juba kasvama hakanud. Ei ole, paneme tagasi mulda. See tähendab seda, et ühelt poolt on see töö, mida sa saad teha, ja teiselt poolt on see ka suur müsteerium või saladus. Kuidas seemnest hakkab kasvama vili. Inimestena ja ka teadus suudab kirjeldada seda, millised on viljakuse või vilja kandmise erinevad etapid. Aga me ei suuda siiamaani seletada ära neid sisemisi protsesse, miks viljakus üldse on. Kust see tuleb? Me seda ei suuda veel ära seletada, selgitada. Ja põnev on ka see, et üks nisuseeme ei ole kunagi nisuseeme, vaid üks nisuseeme on potentsiaalselt terve viljapõld. Üks nisuseeme on kõik sinu pühapäevased pannkoogid. Üks nisuseeme on sinu igapäevane leib. Mitte ühe päeva leib, vaid igapäevane leib, mida sa terve elu sööd. Ühes nisuseemes on järelikult potentsiaal terveks põlluks. Ja see analoog, mida Jeesus kasutab, et ta toob selle ühe seemne, ta ei too mitte, et peab palju seemneid olema, siis selleks, ja see on niisugune vastuolu selleks, et viljakus oleks, et vilja kandmine oleks, peab see seeme surema. Ja see omakorda toob mingi täiesti teise perspektiivi surmale ja surelikkusele. Kui meie jaoks surm sageli seostub lõpuga, lagunemisega, roiskumisega, hävitamisega, kaduvusega. On niimoodi. Ja see on üks põhjus, miks surmateemat peljatakse, kardetakse. Sellest ei räägita. Nüüd Jeesus täiesti teise perspektiivi annab sellele. Ta ütleb, et see suremine tähendab hoopis pinnasesse langemist ja sellise lagunemise ja kadumise ja hävinemise asemel avaneb potentsiaal millegiks täiesti uueks, paljuseks. Ja see, mida Jeesus ütleb, täiesti ta pöörab pea peale elu ja surma järjekorra. Ta ütleb, et selleks, et kui meie mõtleme seda, et ma elan ja siis tuleb surm, siis Jeesus ütleb, et surmale järgneb elu. Surm ei ole siis mingi lõplik hävinemine, kadumine, vaid surm tähistab ka muutumist selles kontekstis. Ja selles muutumises, kui me võtame selle ühe nisuiva, siis see, mis toimub, on tegelikult see, et see informatsioon, mis on sellesse ühte nisuivasse peidetud, antakse edasi paljudesse seemnetesse. Ja üks nisupea võib kanda 10 seemet, 20 seemet, 50 seemet. Üks pastor kunagi rääkis, kes tegeles Kesk-Eestis ka, oli metsamees ja põllumees. Ja ma arvan, et see võis olla umbes 20 aastat tagasi. Ta ütles, et oli hästi põuane suvi. Vihma ei olnud. Ta on põllumees, usklik mees ja ta läks ja palus, et Jumal, palun saada vihma. Sa näed, et siin on suured põllud, inimesed on vaeva näinud, mina kaasa arvatud. Ja kui see põud tuleb, ta jääb kestma kauaks ja lihtsalt meie viljasaak hävib. Ja ühelt poolt on see nagu põllumehele raske ja tegelikult teiselt poolt on see ka maale ja riigile raske, peab hakkama vilja rohkem sisse ostma. Ja siis ta tundis, et Jumal ütles talle, et see on praegu selline meeleparandusaeg Eestimaale. Aga ta oli siuke kaaval pastor ka, et Jumal, kui see vihma ei saada, siis kas sa võiksid nagu pinna vettesta? Ja ütles, et ja nii kummaline, kui see ka polnud, siis minu vili, minu põllul vili haljendas ilusti ja teistel põldudel vili kõrvalt närbus. Ja siis ütles, mis oli veel kõige kummalisem, et kui ma siis läksin ja tõmbasin
nagu see viljakoos siis nagu maasest välja, siis ma nägin, et ühest seemnest tuli 3 kõrt. Tavaliselt tuleb 1 kõrs. Seal on palju seemne. Mul tuli ühest seemnest tuli 3 kõrt. See tähendab seda, et sõltumata sellest, kas sellest seemnest tuleb 1 kõrs või 3 kõrst, aga selles vilja peas on juba olemas kogu see informatsioon. Ja see surm selles kontekstis tegelikult tähendabki seda, et kuidas informatsioon on jagatud ja paljunenud. Niisiis, nagu ma ütlesin, et see nisu analoogina Jeesus kasutab midagi väga tavapärast, midagi väga argist, midagi väga igapäevast. Ja see on mulle kuidagi avanes, et see on niivõrd hea analoog. See räägib midagi usu kohta, et ka meie usk on midagi tavalist. Jumala usaldamine on midagi väga tavalist. See võib olla midagi täiesti tavalist. Tõepoolest, siin maanurgas, mida me nimetame Eesti maaks, on toimunud selline kummaline nihe, kus see, kui sa ütled, et ma usun, siis kuuldakse, et ma ütlen, et mul on diagnoos. On niimoodi. Sa pead nagu vabandama, et ma usun, et mul on nagu midagi juhtunud, et ma usun. Aga ometi see on täiesti loomulik seisund. Täiesti loomulik inimlik seisund. Usaldada ennast kellegi kõrgema hoolde. Maailmas üks kõige levinumaid selliseid meetodeid, kus tegeletakse inimestega, kellel on sõltuvused, on siis AA, anonüümsed alkohoolikud. Ja seal on vist see 12 sammu, on see mingi programm. Ja selle üheks oluliseks komponendiks on see, kus sa tunnistad, et sinust on kõrgem, keegi kõrgem. Et mina ei ole maailma naba. Et mina võin tõusta ja langeda, aga mul on alati kelle peale loota. See on niivõrd oluline asi, see on niivõrd sügav baas, et ma tean, et minuga ei alga maailm ja minuga ei lõppe maailm. Nii nagu nisu on tavaline ja argine eluks vajalik, samamoodi on ka usalduslik usk Jumala vastu. See ei ole midagi eksootilist. Jeesus ei otsinud analoogiks kõige eksootilisemat puuvilja, mida Jeruusalemma turule oli toodud. Ja uskugi mind, seal oli lisaks tavapärastele asjadele. See asus kaubateede ristumiskohal, see väike maalapikene, mida me tunneme Iisraelina või üldse see Lähis-Ida. Sealt tulid kaubateed kaugelt Indiast, Aafrikast, Metsikust Euroopast tollel ajal, mis oli eriti Põhjamaad, see oli mingisugune õudne koht, see oli mingi Põhjamaad. Imelikud inimesed rääkisid imelikku keelt ja sõid peaaegu teisi inimesi. Ja nendesse idamaadesse tulid need erinevad kaubad kokku ja küllap seal oli ka niisuguseid imelikke ja eksootilisi puuvilju või viljasid. Jeesus ei kasuta seda, vaid et usk Jumalasse, Jumala usaldamine on midagi väga, väga argist. Ja seesama artikkel, millele ma jagasin Facebookis ja millele Taavi korra viitas, aga ma väga soovitan teil lugeda, on Airi Värniku artikkel nüüd selle nädala 13. märtsi Postimehes. Ja ta on siis kliiniline psühhiaater, just eelkõige spetsialiseerunud siis ka sellise suitsiidi teemadele. Ja ma nüüd tsiteerin, mida ta on kirjutanud. See artikli nimi on siis Vaimse tervise kriisi põhjas peegeldub religiooste nälg. Ja nüüd tuleb tsitaat. Religioossus on positiivselt seotud väiksema depressiooni, ärevuse ja suitsidiaalsuse riskiga ning parema stressitaluvusega. Metaanalüüsid on leidnud, et palve, rituaalid ja koguduslik tugi vähendab depressiivseid sümptomeid ja parandab taastumist traumajärgsetest seisunditest. Kristlikus traditsioonis rõhutatud lootus, andestus ja kogukondlik tugi on näidanud tugevat seos suurema psühholoogilise vastupidavuse ja subjektiivse heaoluga. Hiljutine paljude uuringute koondülevaade näitab, et religioonil ja spirituaalsusel põhineval teraapial on vaimse tervise häirete ravist statistiliselt oluliselt tõhusamad kui tavapärased mittereligioossed sekkumised.
nii sümptomite vähenemise kui ka toimimise paranemise osas. Teine samal aastal avaldatud metaanalüüs kinnitab, et religioossus, spirituaalsus ja elu tähenduse loomine on psüühikahäiretega inimestel oluliseks kaitseks suitsidaalsuse eest. Vaadake, Aili Värnik toob välja ühe mingi väga olulise asja, et religioossus, usklikkus, ja siinkohal ma mõtlengi seda baasusaldust Jumala vastu. Baasteadmist, et lisaks minule on olemas selline kategooria või sfäär, mille kohta ma kasutan püha. Et see on selline vundament, mis aitab ka meie psüühikal toimetada tervemalt. Et see ei ole siis mingisugune, meie usklikkus ja Jumala usaldamine ei ole siis mingisugune katki mineku erivorm, vaid see on terve olemise põhivorm. Et ma usaldan Jumalat. Et ma ei pea vabandama oma usku kellelegi. Et ma usaldan Jumalat, et see on normaalne seisund. See on terve seisund, olla terve. Ja siin kohas see, millest Jeesus räägib siin, et selleks, et nisuiva saaks paljuneda, peab surema. Ja siin on veel üks teine oluline, selle mõõde on see, et kui nisuiva jääb üksinda, me kuivatame ta ära ja me näitame ta, see on ka väga oluline, et säilitada seemet. Mingi osa seemest tuleb säilitada, aga ta jääb üksi. Ja me võime üle kanda, et see suremine on tegelikult tähenduse loomine, eesmärgi loomine, tähendusrikkalt elamine, näoga teise poole olemine, teisest inimesest hoolimine, iseendast hoolimine. Ja see, mida me võime arvata, et osutub surmaks, et ma justkui kaotan midagi, et ma kaotan oma privaatsust, ma kaotan enda aega, ma kaotan, mida me kõige rohkem kardame, et oma raha on ju. Kõige hirmsam asi, et sa jääd oma rahast ilma ja sellega vist ongi ikka nii, et lõpuks sa ikka jääd sellest täiesti ilma ka, et kui sa ära sured, siis seda pangakontot sinna hauda kaasa lohistada on üsna keeruline. Et sa pead justkui surema, justkui loobuma, aga et see Jumala müsteerium, see salapärane tegutsemine on seal juures, et tõesti ma ei saa näppu peale panna, kuidas toimub paljunemine ja viljakus, aga see hakkab kandma vilja. See hakkab kandma vilja. Kui ma avan ennast teistele inimestele, on seda hoiakut, mis oli see David Hume, inglise filosoof, kes elas hirmsal ajal, sellel ajal, kui Inglismaal oli kodusõda, seal 17 sajand ja kuningal võeti pea maha ja igasugused hullused, jubedad asjad juhtusid, siis tema ütleb, et inimese põhiseisund on kõikide sõda kõikide vastu. Hirmus asi. Inimene on inimesele hunt. Sa ei saa usaldada teist inimest. Kõik kardavad kõiki. Ja hirm sunnib sind selles olukorras teisele kõri kallale hüpata. Siis kristlik usk on teistsugune hoiak. On see, et ma teen ennast haavatavaks. Ja selles võib sündida see salapära, et toimub hoopis kättemaksu asemel, olukorra ärakaristamise asemel sünnib osadus, koosolemine, usaldus. Nii nagu ka abiellumine. On samamoodi, et kaks justkui võõrast inimest ütlevad, et me tahame luua perekonna. Ühelt poolt on see ilus, teiselt poolt on tohutu hirmutav. Üks hambapasta hakkab vajutama tuubi tagumisest otsast, teine vajutab keskelt. Kuidas sa elad sellise inimesega koos, kes keskelt vajutab hambapasta tuubi? Maailma põhialused on kõik paigast ära läinud. Kuidas te saate ühist rahakotti hoida, lapsi saada sellise inimesega? See on täiesti hullumeelsus ju. Äkki ta tahab
et laps peab saama minema tehnikaülikooli ja tegelikult ma olen mõelnud ikkagi baleriinist peab saama. No saate aru, on ju. Aga see, et ma usaldan, et ma teen ennast haavatavaks. See suremine ei tähenda siis see, millest Jeesus räägib, et sa pead kõik asjad võetakse ära, vaid see suremine tähendab see, millest Jeesus räägib, et see, mis Jumal on sinusse andnud, see potentsiaal, mis Jumal on sinusse andnud, saab avaneda siis, kui sa paned selles mingisse keskkonda, sellesse maasse, sellesse viljakasse maasse. Ja see viljakas maa on, ühelt poolt on see kogudus, läbi koguduse, mida seal juhtuvalt, see, et ma panen ennast teiste inimeste keskele. On lugusi nendest inimestest, nendest koondritest inimestest, kes ei raatsi mitte sentigi, mitte millegi peale kulutada, sest äkki ma jään kõigest ilma. Ja lõpptulemusena on näha, et terve elu need inimesed on elanud lihtsalt selles ühes suures hirmus, ma jään kõigest ilma ja elu jääbki elamata. Ja siin on terve rida neid inimesi, kes elavad justkui nii, et neil ei olegi nagu raha. Palk on piisavalt selline, et sa saad hakkama igapäeva asjadega, aga ei ole võib-olla võimalus koguda väga suuri summasid ja sa oled ikkagi õnnelik. Muidugi arvestades seda, kuidas Eesti inimesed millised rahasummasid välja petetakse, siis ma saan aru, et müüt eestlaste vaesusest on ikkagi üle tähtsustatud, et kui ikkagi pensionärid 100 000 välja petetakse, siis mõtled, et vau, et ootan isegi seda pensioniga ja seda kõrget pensionit, mis siis tulema hakkab. Niimoodi. Niisiis, me peame usaldama, me saame usaldada Jumalat ka selles, et me ei kontrolli kõike. Usk ehk usaldus tähendabki see, et ma vastutan nende asjast, millest ma saan vastutada. Ma teen neid asju, mida ma pean tegema ja mida ma saan teha. Ja selle kõige juures ma usaldan ka seda, et kõiki asju mina ei saa teha, kõiki asjad ei ole minu kontrolli all, kõiki olukordi ma ei võta ära. Ma võin valmistuda parimaks asjaks ette, et Krista on siin rääkinud oma tööl, et sa valmistad ette ja sa mõtled läbi mingid asjad, mingid vestlused, aga sa ei kontrolli lõpuni kogu olukorda. Kontrollid seda, mida sina saad öelda. Sa saad kontrollida oma pädevust, saad kontrollida enda kaastööliste, mida nad on teinud, usaldada seda. Aga see, kas see asi jõuab mingi tehinguni sinu töö, seal on veel mingisugune seletamatu faktor, mida sina ei kontrolli. Ja on hirmus see, kui ma mõtlen, et ma pean kõike kontrollima, tegelikult ma seda ei suuda. Niisiis, mis on see, ja ma kohe lõpetan ka, et mis on siis see, mis toob siis elu. Justkui ka, piiblis seda surma analoogi tuuakse hästi palju, Jeesus räägib ja Paulus räägib, et tuleb enesele surra ja tuleb suretada lihateod. Ja see tundub justkui see, et see kogu aeg, ma mäletan, kui ma kristlane veel ei olnud, siis ma arvasin, et see kristlaste elu on üks õnnetu ja jube elu, sest nad peavad kõikidest asjadest loobuma. Ei tohi mitte midagi teha. Ja siuke list oli, mõtlesin, vaesed inimesed, vaesed rumalukesed. Keegi ei ole neile öeldud, et nad saaks palju toredamat elu elada. Ja siis ma olen rääkinud, ma rääkisin kristlastele evangeeliumi kuulutama, ütlesin, et te saate palju toredamat elu elada ja siis selle tulemusena sain ma ise kristlaseks. See suremine on siis tegelikult see, et sa sured küll iseendale. See iseendale suremine tähendab see, et sa loobud sellest pildist, et mina olen maailma keskpunkt. Et mina tean kõike kõige paremini. Mina otsustan kõike, mina kontrollin kõike. Vaid sa astud sellise keskkonda, kus sa vaatad näoga Kristuse poole. Et sa ei vaata enam peeglisse kogu aeg. Ja et sa ei võrdle teisi inimesi selle peegelpildiga, mida sa näed. Või ennast, enda peegelpilti teiste inimestega. Vaid et sa vaatad Kristuse poole. See sünnib palves, see sünnib Jumalat kiites, see sünnib piiblit lugedes, see sünnib teise inimesega koos olles, sest Kristuse nägu on ka sinu kaasinimese nägu. Kristuse nägu vaatab vastu sinu õest ja vennast. Kristuse nägu vaatab sulle vastu ka mõnikord sellest pomsist. Nii uskumatu, kui see ka pole.
Alar Allikal üks tore laul, kus ta laulab, et kuidas Jeesus tuli talle külla ja et Jeesus tuli külla ja võttis ära oma auklikud ja haisvad sokid jalast ja sellised, et ühesõnaga sulle tulebki külla selline pomps ja sa võtad ta vastu ja sa kohtled teda inimesena, tegelikult sa kohtled Kristust. No see on muidugi äärmulik, see ei tähenda nüüd seda, et järjekond saavikud, et nüüd oma häärberis, et peate siis avama kõikidele Pärnu pomsidele, see ei ole see mõte, aga et ma näen inimest, et see tähendab, et ma näen ka Kristust. Tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega ei sure, siis ta jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kui me tahame olla viljakandvad kristlased, kui me tahame elada viljakandvat elu, see tähendab, et me paneme ennast sellesse keskkonda, kus ma olen ruumi Jumala salapärasele tegevusele, kus ma ütlen, et Jumal, ma tõesti kõike kontrolli ja ma ei tahagi kontrollida kõike. Seal on see tööpool, on asi, mida mina pean tegema. Alati see on olemas. Kui ma olin kunagi lõpu näitena, ma olen sellest rääkinud ka, aga kui ma olin Saamoli vanune, siis mul oli üks suur võitlus, mida ma võitlesin, mida olin pikka aega juba võidelnud mõnda aega ja mul oli selline tugev, juurdunud nikotiinisõltuvus. Mul oli täiesti selline, ma olin suitsetaja, ma olin juba staažikas suitsetaja selleks ajaks, aga mul 17 aastane. Ja ma mäletan seda pingutust 200 päeva ilma suitsuta. Mul oli päevik, ma panin neid numbreid kirja ja ma ootasin seda 200 päeva. Selleks uuesti suitsetama hakata. Ja päeva 198 ma murdusin. Ja mõtlesin, et see on lahing, mida ma olen kaotanud, ma ei saa seda, see on selline lahing. Ma mõtlesin, et ma pean seda kuidagi kontrollima, igalt meetodid ei toiminud. Kui ma olin saanud kristlaseks, siis ma ka ikkagi kohe ei lõpetanud selle suitsetamist. Aga see tahe oli olemas. Ja see tahe tähendas ka seda, et ühe näitena, ja ma ei ütle seda, et suitsetamine on maailma kõige hullem patt, mille tagajärjel kõik suitsetajad lõpetavad põrgus ja sealt sellepärast seal põrgus kõik suits hullib palju ongi. Aga see oli minu võitlus, minu tervise pärast ja kõige pärast. Aga ühel mingi täiesti tavalisel, ilma sellise erilise emotsioonita, ilma erilise tundeta kodugrupis küsiti, kas kellelgi on mingi palvesoov ja kõik ütlesid palvesoovid. Mõtlesin, ma pean ka midagi ütlema, mis ma siis ütlen. Mõtlesin, mul see suitsetamise asi, ei tahaks maha. Ei saa hakkama. Ja palvetasin. Ja kui 2 nädalat tuli mööda, siis mõtlesin, võitan veel ühtegi suitsu teinud. Ja ma arvan, et seal oligi need 2 komponenti koos. Seal oli minu see võitlus ja minu püüdlus ja minu soov sellest tegelikult lahti saada olemas. Ja seal oli ka see, et ma andsin ruumi sellele Jumala salapärasele tegutsemisele, mida mina ei kontrolli. Ja ma sain sellest pahest vabaks. Nii et sellest üks näide sellest, kuidas Jumal ka sind kohtab sinu selles kohas, kus sa oled. Mõnikord on asjad, mida sa pead ise tegema, osa teekonnast sa pead ikka ise käima, aga osa teekonnast on see salapärane osa, mida sa justkui kõnnid pimedas või udus ja pärast selgub, et sa oled kõndinud üle mingisugused kuristiku või tühimiku, see on olnud mingisugused nähtamatud trepiastmed, mida sa ei ole isegi näinud. Ja selleks trepiastmeks on Kristus. Ja see on tavapärane usuelu kogemus. See on sageli takkajärgi kogemus, et vau, et Jumal tegi sellist asja. Amen. Amen.